Tere hommikust! Mina olen jõudnud metsa ja mitte tavalisse metsa, vaid lüsimetsa. Ja ma leidsin, mul õnnestus leida selline fantastiline mets, kus on esmapilgul vähemalt tundub küll maailma parimad lööd. Võtame kas või näiteks selle kuusekese noorekese, kellest saab kindlasti ühel inimesele maailma parim vikatilüsi ja maailma parim vikat. Või siis näiteks see natukene peenem saab ülikerge vikati, näiteks 60 teraga, mis on nagu taskunuga. Ja ma praegu vaatan, et siit pole võib-olla väga sügavale metsa vaja minnagi. Juba siit algusest saab hakata neid noppima. Suurepärane, super hea tunne, et mul nii hea metsakoht tuli minu juurde. Ja selle vikati asjandusega tegelemise juures mul üks tohutu suur asi, mis mul meeldib, ongi see, et on põhjust tulla metsa ja siin Soomaa serval täielik vaikus, kerge tuulekohin. Ma tulen kõigest sellest välja igapäeva virvarrist. Ma ei ole kindlasti selline inimene, kes iga päev 8 tundi metsas tahab olla. Kindlasti mitte. Aga ma tunnen seda, et looduse keskel metsas olles sa ei peagi mitte midagi tegema, sa pead siin teatud aja tagant lihtsalt olema ja juba see maandab kõik, mis on minusse kogunenud. Okei, filosoofia minutid said läbi ja nüüd lähme asjalikemate tehniliste küsimuste ja lahenduste juurde. Mina kasutan ikkagi seda Fiskars saagi. Ei taha ma elektrisaagi, see mõnikümmend või 100 lütt käsitsi ära saagida. See on puhas rõõm. See Fiskarsi saag on ülihea. Küll ma olen ühe juba ära murdnud. Nii et peab olema üliettevaatlik, see tera on ülikõva ja kipub rabe olema. Kui ma seda Fiskarsi saagi olen varasemalt juba katsetanud, siis sellist riista ma ei ole varem katsetanud. Schrökenfuchsi, ma isegi ei tea, mis asi see on. Kiin, võsanuga. No võid sellega ei määri, aga ütleme, käes on siukene ülimõnus, tugev tunne. Ja ma tean, et Schrökenfuchsi terad, vikati terad on maailma parimad. Siis ma selle peaaegu audimärkidega noaga tahan katsetada küll, et kuidas sellega kuuseoksi siin laasid on. Aga varsti saame teada ja lähme siis nautima, vaatama maailma parimaid lüsi, vikatilüsi. Minu tänane metsateraapia ongi läbi, lööd on olemas, vähemalt mingi kogus, siin vikatimeistri suvetuuri käru peal on toorikud olemas ja ma pean ütlema, need on maailma parimad vikatid tulevad nendest. Nad on tihedad, nad on alumises metsas kasvanud, nad on ülihästi hoiavad jämedust. Super head asjad tulevad siit ja loodetavasti uuel suvel on see vikatimeistri suvetuuri käru maailma parimaid vikatid täis, mida igaüks saab proovida ja endale soetada. Ja proovitud sai ära ka Schrökenfuchsi kiin, machete, mis iganes asi see on. Ja pettumuseks ma pean mainima, et ootused olid kõrgemad, siin on mõned hambad sees. Loomulikult liigse karastamise korral tekib murdumise oht, kuid ma arvan, et see metall oleks võinud olla natuke kõvem. Käepide on ebamugav, natukene aega tööd teha on okei, kuid kindlasti saab paremini. Mulle tundub, et see Schrökenfuchsi see tööriist on natukene jäänud
arendus on jäänud natuke toppama või mingil põhjusel neil on see selline tehtud, mida ma ei oska öelda. Aga loomulikult Fiskars on minu arvates alati kvaliteedimärk, ükskõik mida sa ostad, saak, kirves, labidas, saad alati kindel olla, et see tööriist töötab. Ja Fiskarsi saak tegi kõik töö super hästi ära. Ja järgmine etapp ongi siis lüte koorimine ja praeguseks kaan kinni ning aitäh mets, aitäh loodus.